Aga täna siis meil avalik istung ja kõigepealt siis töökava kinnitamine. Töökava on siis välja saadetud teile ja ongi meil siis tänane istung ja pärast siis info ja muud küsimused. Tahan teiega arutada metsa istutamise kuupäeva valikuid peale praegust esimest punkti, et siis seda ka. Ja sobib kõigile töökava ja oleme kinnitanud konsensuslikult. Nii, aga lähme siis tänase päevakorra juurde ja täna on meil siis arutelu taastuv energia arendamisest. Selle taustaks siis Riigikogu poolt kinnitatud eesmärk siis 2030. aastal toota taastuvatest allikatest sama palju energiat aasta jooksul, kui me siis Eestis keskmisena või nii palju, kui me Eestis tarbime. Et kindlasti ambitsioonikas eesmärk. Oleme viimastel aastatel liikunud väga hästi peale seda, kui siis kaitseteemalised piirangud on järjest vähenenud ja on lisandunud palju nii tuule- kui päikeseenergiat. Circa 63% minu teada eelmisel aastal oli siis tarbitud energiast taastuvatest allikatest, mis siis omakorda jagunes 3 tuule, päikese ja biomassi vahel. Aga meil on viimasel ajal olnud avalikkuses kuulda väga palju arutelu sel teemal, kas siis Eesti inimesed üldse on valmis selleks, et meile rohkem tuleks siis nii tuulikuid, mida siis on tarvis umbes teist sama palju, kui meil neid juba on. 240 circa tuulikut on meil püstitatud ja umbes sama palju või pisut rohkem oleks siis juurde vaja selle eesmärgi täitmiseks. Ja kahetsusväärselt on eelkõige jäänud kõlama suhteliselt äärmuslikud vastu olevad hääled erinevates paikades. Ja sellepärast täna siis oleme kutsunud kohale Sihtasutuse Liberaalne Kodanik, kes on siis viinud läbi põhjaliku uuringu sel teemal, et milline on siis Eesti inimeste suhtumine taastuvenergiasse tegelikult. Et tihti on ju nii, et kõneleb nii-öelda häälekas vähemus, et kas ka sel puhul on nii, millised on siis need põhjused, miks ollakse kas siis poolt või vastu või neutraalsed ja kuidas siis Eesti inimesed suhtuvad taastuvenergiasse ja milline on ka teadlikkus. Ma loodan, et ka sellest võib-olla pisut saame kuulda. Ja kohal on siis SALK esindaja Kaido Keerma, kellele annaks siis pool tundi aega uuringut tutvustada. Ja loomulikult, kuna taastuvenergia arendamisel on väga suur roll ka kohalikel juhtidel, siis oleme kutsunud ka Põhja-Pärnumaa valla vallavanema Madis Koidu ja Eesti Linnade ja Valdade Liidust asedirektor Rait Pihelgas ja nõunik Kalle Toometit ma ei näe. Selge. Siis Rait. Ja Kliimaministeeriumist siis taastuvenergia valdkonna juht Karlis Goldstein on ka kohal. Ja plaaniks siis nii, et kõigepealt ettekanne kuni 30 minutit ja seejärel on meil aega siis aruteluks kuni 1,5 tundi. Et palun, Kaido Keerma. Nii, uuringu viisime läbi detsember-jaanuar sel aastal, nii et andmed on päris värsked, üldiselt ei ole erilist põhjust oodata, et see midagi väga palju muutunud oleks. Üle Eestiliselt oli 800-240 on kitsamates uuringualades vaatlusi, nii et on ka üsna põhjalik vaatluste arv seal taga. Oluline osa on tehtud ka telefonis, nii et ta on ka selles mõttes esinduslik. Et lihtsalt siis tausta loomiseks, et kuigi põhiline fookus oli uurida tuulega seotud küsimusi, siis vaatasime ka võrdlevalt, et kuidas siis nagu kõigi elektritootmisviisidega see seis on ja et see on siis nagu esimene pilt seal, kus on näha, et taastuval on selgelt kõige suurem toetus tegelikult ja see on need kolm viimast puiduhakke, põlevkivi ja tuum jäävad siis nagu mõnevõrra maha.
Ja eks nende vahepealsete osas on sellist teadmatust võib-olla rohkem ja maasoojus võib-olla ei ole ka niivõrd elektritootmisviis, vaid energia, aga siin sai nagu kraaditud mitmeid asju, et saada ka selline üldine tugevusjärjekord. Siis teiseks ka lihtsalt selline üldine küsimus, et mida taastuvenergia arendamisest kui sellisest arvatakse. Siin täpsustavalt me jätsime puiduhakkega meelega välja. Et oleks nagu, see debatt nagu oleks kõrval, on näha, et üldiselt ka selles osas on üldiselt, need vasakpoolsed on seal neutraalne, aga see toetus on ikkagi väga suur. Ja me teeme ka muid uuringuid, on ka siin mingid fookusgruppe olnud ja nii edasi, et tegelikult võib öelda, et see ongi valdav hoiak, kuigi meediast võib jääda mõnevõrra teistsugune mulje. Lihtsalt nüüd siis ka võrdluseks, et milline see üle maa Eesti näeb välja, sest et on oodatav, et need erinevad liigid on ka veidi erinevates demograafilistes rühmades ja siin on nagu näha siis see, et mida ma näitan siin, et see sama, mis siin eelneval pildil olid need sinised ja punased, sinised on poolt ja punased on nagu vastu, et need alad, mis on siin hakkavad punakaks värvuma, on siis see, et kus seal on juba vastuseisjaid on nagu rohkem ja sinistel on siis pooldajaid rohkem, et kui me põlevkivi vaatame, siis on näha, et Tallinna ümbrus eelkõige nooremad alad muidugi, aga ka jõukamad alad ja haritumad alad on üldiselt juba vastavad põlevkivi suhtes eitavalt. Ja ootuspäraselt väga suur toetus on muidugi põlevkivile tuleviku elektritootmisviisile Ida-Virumaal, eelkõige siis nendes päris venekeelsetes kohtades. Nüüd see sama asi sugude järgi lahti võetuna lihtsalt võrdluseks, et kui muidu on siin näha, et sugude lõikes on need tegelikult üsna sarnased, need toetused naissoost vastajad küll on kõigi asjade suhtes veidi ebalevamad, see kordub ka kõigi teiste küsimuste juures üldiselt, siis üks asi, mis siin muidugi silma torkab, on see, et tuumaenergia suhtes on see hoiakud on massiivselt erinevad, et meeste seas on väga suur toetus, suurem kui siin puiduhakkel, põlevkivil ja nii edasi, aga naiste seas on siiski selge enamus on tuumaenergia vastu. Et umbes sükene 50, 30, 37 või midagi sükest, ja see ei ole ka meil sugugi esmakordne ja see on asi, mis kordub tegelikult üle maailma. Et see tuumaenergia kipubki olema sooliselt päris polariseerunud asi. Nüüd võrdluseks sellele eelmisele maakaardile on siin tuule toetuse pilt lihtsalt näitamaks seda, et neid inimesi, kes on üldiselt tuuleenergia arendamise vastu, on siiski väga vähe, et see on kõikidel aladel selgelt positiivne, et kui siin põlevkivi puhul olid osad alad juba selgelt negatiivsed, siis tuule puhul on küsimus lihtsalt pigem selles, et kui suurelt positiivsed ollakse, et see 60 plussi tähendab siis põhimõtteliselt on ju seda, et 80% ütleb poolt ja 20% on vastu, et kõige väiksem on siis jälle kõige skeptilisem ollakse Ida-Virumaal. Ja siis jah, et nagu siin korra sai ka mainitud, et millised need argumendid on, mida siis inimesed, miks nad arvavad, et tuult tasub kasutada. Sai siin testitud erinevaid asju, need on seal all nende mummukestega märgitud. Soodsam energia, suurem energiajulgeolek, kohalik ja ajutatud tootmine on, ma näitan siin nüüd need samu pluss, miinus üle vanusegruppide, et on näha, et jälle nooremad on, eks ole, rohkem poolt, aga et on ka näha siis see, et see soodsam energia ja energiajulgeoleku argumendid on väga tugevad, üldiselt üle kõigi vanusegruppide, sellal kui siis näiteks see keskkonnamõju argument on algusest peale nõrgem ja kukub seal kõige vanemas vanuserühmas juba päris nulli, mis tähendab, et pooled inimesed pigem nõustuvad ja pooled on pigem ei ole selle argumendiga nõus, et see on suur pluss tuuleenergia arendamisel. Nüüd jah, need samad soodsam energia ja need energiajulgeoleku argumendid samamoodi, et üle maakaardi on jälle see pilt on sarnane selles mõttes, et seal, kus on ka toetus suurem, seal on ka nende argumentide toetus kõige suurem, aga üldiselt ollakse selles suhtes igal pool positiivsed, et ootuspäraselt jälle nooremad on nagu rohkem poolt ja eelkõige siis jälle Tallinna ja Tartu ümbrus. Ja energiajulgeolekuga on see pilt päris selles mõttes sarnane.
Nüüd eraldi huvitav küsimus on jah see, et mis tuli ka paljudele üllatusena, kellega sellest uuringust on räägitud, et see tuulikutasu, millest arendajad ja nii edasi enda meelest on nagu lõputult rääkinud, siis tegelikult, mis siin selgus, on see, et see teadlikkus sellest, et uute parkide juures seda tuulikutasu makstakse, on jätkuvalt väga madal. Umbes 50% eestlastest, vene rahvusest inimeste seas on see muidugi veel madalam, sest need inforuumid ongi teistsugused. Siin ma näitan siiski kõiki ja muidugi on ta jälle, eks ole, seotud vanusega, et nooremad inimesed tarbivad vähem seda traditsioonilist meediat ja telekas, raadio, et sealt loomulikult kuuleb seda rohkem. Aga ühtlasi on see hästi tugevalt seotud toimetulekuga, et mis all vasakul on siis võib-olla selle ekraani pealt on natuke raske näha seda, et see on leibkonna toimetulek, see on see sama küsimus, mida siis küsib Konjunktuuri Instituut iga kuu, et kuidas te hindate oma leibkonna toimetulekut praegusel sissetulekul. Et siin on siis samamoodi, et need inimesed, kes on tuulikutasuga kursis, on üldiselt hindavad oma toimetulekut märksa paremaks, et need kõige raskemates gruppides on see teadlikkus tuulikutasus siis ka väga madal, kus võiks tegelikult eeldada, et sellest tuleks kõige rohkem abi. Nii, ja siis nüüd mitte minu tagahoovi sündroom, et seda me küsisime siis kolm liiki, millest on justkui nagu palju juttu uute energiatootmiste raames, et mis siis inimesed arvavad, et kuidas nad suhtuksid, kui nende lähedusse 3 kilomeetri raadiusse rajataks siis päiksepark, tuulepark, tuumaelektrijaam, et siin on näha, et päikse suhtes ei ole praktiliselt negatiivseid hoiakuid, et see 20% on selline. Sotsioloogias vahel öeldakse, et see 20% on kõikidele küsimustele vastu ükskõik mida küsida, et sellele ei ole eriti mõtet nagu palju tähelepanu pöörata. Aga tuulepargi puhul siin on siis näha juba, et see niinimetatud NIMBY on ikkagi et väike enamus suuremal osal aladel. Aga jälle nagu sai ka mainitud, et nooremad inimesed on üldiselt palju toetavamad. Ja tuumaelektrijaamaga on siis seis jälle veel kehvemini ja jälle siin on jälle see sama sooline asi, eks ole näha, et naised ei taha kohe üldse elada selle tuumaelektrijaama külje all. Nii, ja siin on siis nüüd süke asi, et me testisime ühtlasi, et olles siis nagu inimestelt ära küsinud, et kuidas nad siis suhtuksid, kui neile sinna lähistele seda tuuleparki rajataks. Testisime ka erinevaid selliseid leevendusmeetmeid ja ma näitan siin siis seda kõige tugevamat nendest, siin olid veel võrgutasud, arendaja panustamine kohalikku ellu, sellised küsimused. Et siis soodsam elektri hind, mida siis kohalikult pakutakse nendele lähistele elavatele inimestele. Ja mis siin siis juhtub, on see, et siin on need samad 5 tulpa vasakult paremale, on siis see, et nagu seal all on kirjas, et esimene oli tugevalt vastu, ei ole üldse nõus tuulepargi rajamisega, kuni siis pigem vastu võib olla, pigem poolt ja täiesti nõus. Et mis siin nüüd juhtub, siis nad on värvitud selle sama leevendusmeetme järgi, ehk siis, et esimene tulp on siis muidu need, kes ütlesid, nad ei ole üldse nõus, eks ole, selle tuulepargi rajamisega. Et nendest tegelikult juba kolmandik, me oleme nüüd testinud päris mitut uuringuala, me oleme tegelikult teinud veel uuringuid ja see kordub üldiselt ka mujal, nii et tegelikult võib eeldada, et see ongi selline hoiak pea igal pool, kuni meil ei ole rohkem andmeid. Mis juhtub, on see, et juba kolmandik nendest, kes ütlesid, et nad ei ole üldse nõus, on tegelikult soodsama elektri hinna pakkumise korral nõus ja 60% kuni 2/3 nendest, kes ütlesid, et nad on pigem vastu, on samuti nõus, kui neile antakse soodsam elektri hind ja seda graafikut kõige lihtsam viis lugeda on tegelikult see, et need sinised alad on selgelt suuremad kui punased, mis tähendab lihtsalt seda, et tegelikult kui inimestele pakutakse kohalikult soodsam elektri hind tuulepargi naabruses, siis tegelikult on selge enamus inimestest nõus tuulepargi rajamisega ja umbes pooled vastased kaovad ära. Et ma arvan, ma võin nüüd eksida, sest siin on mitu uuringuala, et ma arvan, et see on Põhja-Pärnumaa, aga meil oli siin mingi üks kitsam Valgamaa ala veel, kus juhtus sama asi ja ühesõnaga need proportsioonid jäävad väga sarnaseks, et päris mitmel pool, kus me oleme seda testinud, et just hiljuti oli meil üks uuring veel ukselt uksele, kus tulid päris sarnased tulemused. Nii,
Ja nüüd siin korraks veel selle sama leibkonna toimetuleku järgi on see sama 5 pallisüsteemil ise hinnatud leibkonna toimetulek ja nüüd siis valmisolek, eks ole, selleks tuulepargi rajamiseks, et siin on jälle näha see, et see käib väga tugevalt sotsiaalmajanduslikku staatust pidi, et need inimesed, kes on heal järjel, need on üldiselt nende tuuleparkide rajamise poolt, kes ei ole, on vastu. Ja vanuse efekti ma muidugi ka juba mainisin, et üldiselt nii kipub olema, et nooremad, haritumad, paremal järjel inimesed on poolt ja samal ajal just kehvemal järjel inimestel oleks tegelikult nendest majandusliku kasu meetmetest rohkem võita, aga nagu see tuulikutasu asi ka näitab, siis paraku nad ka lihtsalt teavad sellest oluliselt vähem. Ja see vist oligi kõik. Jaa, aitäh. Ma annaks nüüd kõigepealt sõna teistele külalistele kommenteerimiseks, kas on soovi, enne kui me küsimuste juurde asume. Nii, jaa, tervist, ma võin kommenteerida küll. Madis Koits siis, Põhja-Pärnumaa vallavanem. Jaa, tegelikult neid küsitlustulemusi ma olen varasemalt juba näinud ja tegelikult me selle järgi ka oma siis plaane oluliselt muutsime, ehk siis tegelikult selgelt ütlesime välja avalikult, et üleüldse, et minna planeeringutega kuidagi edasi, siis peab olema täidetud see kohaliku kasu efekt mitte ainult selle järgi, mis on siis seaduses ette nähtud see 1%, vaid et kui meie hoovis toodetakse, siis meie hoovis peab see elektrihind odavam olema ja täna tegelikult 2 arendajat on sellega kaasa tulnud, üks pakub 3 korda soodsamat hinda, võib-olla natuke kitsamas piiris ja teine arendaja pakub siis 2 korda soodsamat elektrihinda võrreldes siis eelmise aastaga, aga oluliselt laiemas ringis siis, et tegelikult ühe planeeringu puhul see katab rohkem kui 1000 inimest, et kes saavad siis 2 korda soodsama elektrihinna, kui ühel hetkel planeering jõuab sinnamaani. Aga ja, võib-olla nii palju hetkel kommentaariks. Aitäh, väga hea info otse põllult, nii-öelda. Rait Pihelgas Linnade Valdade Liidult. Võin tervikuna öelda, mis on tulnud omavalitsusse tagasidena ja suheldes, et kui esmased planeeringud alustati, siis tegelikult arendajad rääkisid puhtalt sellest seadusele toetuvast taluvustasust. Ja siis, kui omavalitsus hakkasid läbi arvutama, siis isegi, kes seal lähedal elavad inimesed, et see on 300 eurot majapidamise kohta, siis kindlasti nende kohalike positiivne meelestus kadus ära, et see kindlasti kohalik tasu arvestus peaks selline olema, et ütleme selle majapidamisel, siis ütleme selles maapiirkonnas oleks võimalik seda majapidamist siis parendada või arendada ja see summa peaks olema kindlasti aastas mina ise hindan minimaalselt 5 000 – 10 000 eurot. Ja teine on see, et arendajate suhtumine on peale seda muutunud, kui vastasseis tekkis, et nüüd arendajad teil pakuvad erinevaid lahendusi, et meil Järvavallas näiteks, et on valmis toetama näiteks omavalitsust kuni paarisaja 1000 euroga esimesed aastad, et viia ellu mõned kogukonnale vajalikud projektid ja võib-olla ka suurprojektide rahastamisel. Et nad on nüüd siis vastuseisu ajal on avanenud. Aga seadusandlikult me peaksime mõtlema seda, et kuidas tegelikult tagada inimestele see mõistlik taluvustasu. See kindlasti vähendaks ja kõik ülejäänud läbirääkimiste kokkuleppe teed on alati keerulised. Kaevandustega me teame, et kuidas neist kinni peetakse, koos need projektid õnnestuvad. Et pigem peaks me reguleerima õiguslikult need kohaliku tasu momendid nii omavalitsusele kui inimestele, aga kindlasti kui suuremal määral kui täna. Ja Karlis Goldstein Kliimaministeeriumis võib-olla kommenteeriksid seda ka siis, et siin lehest on küll olnud lugeda, et see 300 eurot võiks pigem olla kuus inimestele see kohalik kasu, et kumb siis vastab tõele. Ma saan aru, et oleneb võimsusest ja tootmismahust, aga siiski. Aitäh, jah, suur tänu kutsumast, Karlis Goldstein, Kliimaministeeriumi taastuvenergia valdkonna juht. Sõltub ka sellest, et mitme tuulepargi mõjualas asub see leibkond ja maja, ehk siis see on kumuleeruv. Kui on tuuleparke rohkem, siis selle võrra saab ka rohkem tasu. Oleme sellest diskussioonist teadlikud. Ma arvan, et mis on tähtis ja vajab meie poolt veel nuputamist, on see, et kuidas tuua tuulepargist saadav kasu tänasesse päeva. Nagu siin eelpool ka mainitud, et arendajad on nõus toetama sellise
Siltfinantseerimisega on selles mõttes positiivne näide, et juhul, kui planeering kinnitatakse, läheb veel aastaid enne seda, kui tuulepark reaalselt tootma hakkab ja hakkavad inimesed kasu saama. Ehk siis oluline punkt on siin see, et inimesed lisaks sellele, et nad elavad tuulepargi lähedal ja saavad sellest lähedusest nagu kasu, ka ajaliselt tuua see kasu inimestele lähemale, et see aitaks neil otsuseid vastu võtta. Aitäh! Jaa, aitäh. Alustame siis küsimuste vooru, et mul on kõigepealt küsimus, et kuna on olnud kuidagi meediast jääb mulje, et tegemist on poliitiliselt hästi sellise nagu erakondlikkuse alusel tekkinud või moodustunud nagu suhtumisega, et EKRE on selgelt võtnud vastu ka minu teada erakonna tasandil otsuse, et tuuleenergiat ei toetata, aga et kas need uuringud tegelikult, kas te olete vaadanud ka erakondliku kuuluvuse või erakondliku toetuse alusel, et kas on näha seda päriselt statistikast, et mingit poliitilist sellist suunitlust, et kuna siin oli erinevaid aspekte, mille järgi siis kas sugu või vanus või sissetulek. Aitäh! Jaa, on küll näha, et see tegelikult see info on seal olemas, ma ei hakanud sellele siin keskenduma, aga jah, selles mõttes kindlasti on näha. EKRE valijad on olnud kõige skeptilisemad, samamoodi ka tegelikult koosi valijad, nii palju kui meil siin on. Aga selle asja teine külg on see, et kui me nendest samadest leevendusmeetmetest räägime, siis tegelikult ka enamus EKRE valijaid on nõus selle tuulepargi rajamisega nende andmete põhjal, kui nad saavad kohalikult odavama elektrihinna. Et see on üks asi, mis siit välja tuli. Teine asi, mis veel välja tuli, on see, et kui me räägime poliitilistest argumentidest taastuvenergia arendamise vastu, siis jah, seal on ka kindlasti mingi efekt erakondliku nagu eelistust pidi, aga samal ajal jälle, kui tuua EKRE näide, siis ka enamus EKRE valijaid on nõus, et tuuleparkides saab tegelikult soodsama energia, ehk siis see kõige tugevam argument. Et ka seal on selge enamus. Nii et jah. Jaa, aitäh. Andres, ole hea. Ja ma tänan. Nagu seda statistikat aluseks võtta, siis Tallinna kuldne ring oleks kõige parem koht, kuhu tuulepark ehitada tegelikult. Et siin on haritumad, nooremad ja tegelikult võrk on lähedal ja tarbijad ka koos ja ma arvan, et kõigile tuleks kõige odavam ja me oleks murdnud ära ühe rahvusliku probleemi, kuidas eestlasena ellu jääda. Aga ma tahaks tegelikult küsimusega tulla ikkagi selle juurde, et te mainisite selle ühe küsitluse komponendina odavam elektrihind. Et kas te konkreetselt ma ei tea, selle tuulepargi mõjualast toote seda 3 kilomeetrit või lähipiirkond. Et kas teil on mõni konkreetne näide ka tuua? Madis Koit mainis, aga need on planeeringumenetluses. Et Tootsi-Sopi sellel ei ole mingit seost täna energiahinnaga. Et Eesti riigifirma börsiettevõtte ei tee sellist soodustust. See on Baltikumi suurim park. Ühtegi otselepingut ei ole siiamaani. Mis on, tõsi on see, et kohalik omavalitsus saab siis tulu oma eelarvesse ja need, kes jäävad siis sinna 2 kilomeetri sisse, saavad valla käest omakorda veel toetust, et nad tegelikult on nõustunud sellega, et see tuulik on neil lähemal, kui seadus lubab. Et kas mingi konkreetne viide või on see lihtsalt hüpoteetiline, et ma tean, et Tootsi-Sopi puhul ka tegelikult seda ju kasutati ja mingid mõtted olid õhus, et inimesed võiks saada soodsamat energiat saada. Aga seal läks see risti natuke sellega, et otseliin võiks tekkida ja läbi otseliini võiks saada. Aga otselepingutest kui sellistest, mida tegelikult Euroopa Liit ka annab õiguse, Euroopa Komisjon annab õiguse, ühtegi takistust ei ole täna otselepingut teha, aga ühtegi otselepingut täna sõlmitud ei ole oma hinnaga. Jaa, ma ei tea nüüd täpselt, kellele see küsimus on, et selles mõttes jah, minu teada ka see seis nii on, aga samal ajal siin just juttu oli, et mitu arendajat seda nüüd pakuvad. Selles mõttes on jah tõsi, et neid ei ole siiani kindlasti sõlmitud, aga jälle see on tegelikult asi, nagu ma mainisin, meil on tegelikult neid uuringuid veel olnud. See on asi, mis käib läbi mitmetest fookusgruppidest ja nii edasi. See on asi, mis inimestel väga loomulikult tõusetub. Et see sama, et kui meile siia seda elektritootmist rajatakse, et siis me võiksime saada soodsama elektri. Et praegu see tundub, et see hakkab nagu sinnapoole minema. Aga jah, see on minu teada, või praegu seda tõesti keegi ei maksa.
Et küll aga vist juba hakatakse mingisuguseid selliseid lepinguid pakkuma, ma olen aru saanud. Et kui tuulepark saab valmis, et siis toimub automaatselt üleminek sellele soodsamale hinnale. Ja Karlis, võib-olla sa oskad ka kommenteerida, et minu teada on paar ettevõtet, kes seda teevad ja minu meelest ka kasumi pealt on tegelikult tehtud muid lepinguid, mis on väljaspool seda, mida me riigi seadusega ette näeme. Kas on sul infot selle kohta? Aitäh! Arendajatel on väga erinevad lähenemised. Mulle tundub, et on selliseid arendajaid, kes on huvitatud iga projekti puhul selle kohaliku kasu maksimeerimisest, partnerite leidmisest, suhtlemisest kohaliku omavalitsusega ja nende puhul kindlasti need variandid on laualt läbi käinud. Ma ei saa väita, et seda kõikide arendajate puhul oleks, aga selge on see, et just siin viimaste arutelude valguses, mis käesoleval aastal on aset leidnud, on ka teadlikkus ja huvi seda laadi koostöö vastu arendajatel ilmselgelt kasvanud. Ja Madis Koit oli soov täiendada. Ja selles mõttes tahtsin Andes täiendada, et tal on täiesti õigus Tootsi Sopi pargi puhul tõepoolest me mingit täiendavat kohalikku hüve ei saa. Loomulikult me oleme seda nüüd küsinud, aga arendaja väga õiguslikult viitab sellele, et me teeme täpselt seda, mis planeeringus on kokku lepitud. Ja seda planeeringut elustati, kui ma eksi 2012, ehk siis tegelikult sel ajal ei osatud, võib-olla ei osatud kindlasti küsida ja ta ei olnud sellise aktuaalsusega, et oleks siis mingid täiendavad sellised kohaliku või soodsama elektri kasu sinna sisse kirjutatud, seda ei ole jah. Aga kõikide teiste parkide puhul, vähemalt nii palju, kui ma ka teistest omavalitsustest kuulnud olen, siis üle Eesti kõik kohalikud omavalitsused täna ikkagi seda kauplevad ja ka algselt need arendajad, kes olid vastu sellele ja viitasid ainult sellele 1%, siis nad täna on muutunud isegi lahkemaks kui arendajad, kes alguses kohe pakkusid. Nii et muutus on toimunud. Aitäh, seda on hea kuulda. Ma eeldan, et ka arendajad on saanud sellest uuringust ja nendest tulemustest ülevaate. Aga Hanah, sul on? Aitäh, mul on Salga esindajale 2 küsimust. Kõigepealt, mis mustrid, kui üldse, joonistusid välja sellest soolisest erinevusest? Et ma eeldan, mul on mingid aimdused, et seal on soostereotüüpidega midagi pistmist, näiteks, et mehed kuidagi arvavad, või meeste kohta on selline arvamus, et nemad saavad energeetika teemadest paremini aru, sellest tulenevalt võib-olla on end rohkem kurssi viinud ja nii edasi, aga kas mingisugune muster päriselt joonistus välja, et miks naised arvavad ühtemoodi, mehed teistmoodi? Ja siis teine küsimus ka sellise mustri kohta, võib-olla keegi siis seda ka tõi eraldi välja, see looduse aspekt ja metsade mahavõtmine. Et see on ka üks selline suur valeväide, mis Eestis ringleb, et kui pannakse püsti tuulepark, võetakse kõik mets sellest piirkonnast maha, tohutult suur kahju elurikkusele ja nii edasi, jäetakse arvestamata see, et igal energialiigil on mingisugune mõju siis loodusele, et loodus ja siis soode teema, sugude teema, jah. Jaa, tähendab, sugude osas me nagu otseselt jah, siin seda ei teinud, et me ei lasknud nagu põhjendada. Küll aga jah, nagu muu maailma, kui me nüüd näiteks selle tuumaenergia näite toome, siis ma arvan, selles võib päris kindel olla, et see küsimus on riskitajus. Et naiste jaoks on see oluliselt riskantsem, see on see number 1 põhjus. Teine põhjus, miks mehed seal võib-olla nii kõrgel on ka see, et seda on ka mingitest, ühesõnaga analoogia põhjal saab seda muudest asjadest tuua, et võib-olla see on see sama soostereotüüp, millest juttu oli, aga mehed kipuvad tundma nende tehniliste teemade vastu rohkem huvi. Et see on ka selline asi, mis tegelikult paljudes asjades jookseb nagu läbi, et sellised tehnoloogia teemad, et meestel ongi kuidagi naturaalselt suurem toetus sellele keskmiselt, et see võib-olla selgitab seal, tuumaenergiat see selgitab kindlasti, need 2 faktorit. Looduse osas jah, me küsisime tegelikult nende samade murede kohta ka. Vastab tõele, et me ise olles näinud ka seda eelmisel suvel tehtud ELFi uuringut, kus küsiti ka murede kohta, et mis siis tuuleparkide arendusega kaasnevad. Selle ma isegi natuke seal dekomponeerisin, sellepärast et nad küsisid jah üldiselt sükse loodusasjade kohta. Ma võtsin eraldi seal metsa ja linnud loomad lahti.
kõige suurem asi, mida mainitakse, on mõju loomadele ja lindudele ka selles, et ja selle metsa raadamise kohta küsisime ka, et ta vajub seal natuke allapoole, aga on märkimisväärne, selles mõttes tegelikult kõik mured on märkimisväärsed, kui siin soo stereotüüpidest rääkida, siis kõikide muredega see seis oli ka see, et naiste jaoks on kõik mured tõsisemalt võetavamad kui meeste jaoks. Et mehed muretsevadki vähem, võib öelda. Ja, nüüd Rain. Jaa, aitäh. Ma selle odava elektri hinna juurde tulen võib-olla väikse ringiga, et ma vaatasin teile uuringus siin küll üks sulgudes siin väide, et näiteks on valdav müüt üle Eesti toimuvast suurest ülearendamisest. Et ma selle müüdi osas, olen siin mõnes teises komisjonis ka arutanud, et meil jätkuvalt on 100% tarbimise mahus taastuvast tootmise eesmärk seaduses. Nii, kui nüüd keegi, mulle vahepeal jäi mulje, et koridorides tegelikult kõik pilgutavad üksteise silma, ütlevad, ei, seda me ei kavatsegi täita, et nagu hakkame seadust rikkuma, aga siis eelmine nädal majanduskomisjonis ametnikud siiski kinnitasid sellist plaani ei ole, plaan on täita. Nüüd, kui me räägime capacity factoritest, siis tuulel ütleme, räägime 40-st, päikesel räägime 10-st ja talvel räägime võib-olla 3-st või 5-st, aga võtame mingi optimistliku kompoti taastuvatel 25% capacity factor. See tähendab, et sa pead tootmisvõimsusi arendama 4 korda rohkem, et see maht täis toota. Hästi lihtne arvutus. Te siin ise ka uuringus toote esile, et kõrgemalt haituvad vabandust, Rain, sa jätsid biomassi kõrvale, mis meil on 3% taastuvenergiast. Okei, tõstame. Joko, ja selle faktor on nii, et tuleb lihtsalt tööle. Ei, aga tõstame siis kogu kombo tuulel ja päikesel on igal juhul capacity factor 100-st hästi kaugel. On ju? Ja see tähendab, et sa pead üle investeerima tootmisvõimsust. Ma küsin lõpuni, Joko, kui ma tohin. Ma lihtsalt, et ei jääks muljet, et meil muud taastuvenergiat ei ole. Me oleme kirjalikud ja sa ei lase mul lõpuni küsida, Joko. Aga ma siis küsin, et kas te olete nõus väitega, et see ei ole müüt, vaid me peame tootmisvõimsusi selles mõttes tegemagi üle, et me saaks selle balansi täis, et me saaks oma 8,5 teravatt-tundi või muidugi eelmine nädal käis jälle see 15 teravatt-tundi läbi, see on see utoopiline arvutus, kuidas Eestis hakkab elektritarbimine 2-kordistuma varsti, see selleks, isegi selle 8,5 teravatt-tundi aastas, et siis me peame üle investeerima, siis ma loen siit, et see on müüt, et võib-olla te põhjendate seda sõnastust ja teine asi siis odava elektri hinna kohta, mul on see küsimus, et kui igal pool on 2 korda odavam, et kui me seda nüüd seda pikendame seda arutlust, et siis kust need tootjad lõpuks raha saavad või kust tuleb raha, et see 2 korda odavam lõpuks kinni maksta, et piltlikult öeldes võiks teha küsitluse Lasnamäel, Telliskivis ja mujal, et kas te olete nõus rohkem maksma, et Põhja-Pärnumaa vallas oleks 2 korda odavam. Eks ole, kusagilt peab see kompensatsioon tulema, et need 2 aspekteid. Ja ma võib-olla alustaks sellest viimasest, et isegi kui meil rajatakse siin, et palju meil puudu on seal paarsada tuulikut, 300, 400, siis sellest paari kilomeetri raadiusse jääb siiski üsna vähe majapidamisi, ka siis. Ülearendamisega see on ilmselt samamoodi seotud, et millest, see ei ole küll uuringu osa, see oli artiklis, aga see ülearendamise mõte on rohkem selles, et Eestis levib selline jutt, et me ehitame neid tuulikuid selleks hästi palju, neid planeeritakse, arendatakse ja nii edasi, selleks, et hakata neid seda energiat kuhugi välismaale müüma ja kuidagi uduselt. Et tegelikult täidetakse sellega Eesti enda eesmärke, et katta kohalikku tarbimist, on ju. Ja see müüdijutt rohkem, see asi on selles, et kuna neid arendusalasid on nii palju, ja tegelikult asjaosalised saavad sellest muidugi aru, et kaugelt üle poole nendest arendusaladest ja plaanidest kukub välja, kukub keskkonnamõjude hinnangute käigus välja ja nii edasi, mis iganes takistusi tekib, siis see on see koht tegelikult, kus see ülearendamise jutt tuleb. Et lihtsalt neid arendusalasid on justkui kaardi peal väga palju, neid vist ei jõuta ka piisavalt uuendada, aga tegelikult, eks ole, selle protsessi käigus see ongi loomulik protsess, sealt kukub lihtsalt suurem osa välja ja sellest ei saa inimesed aru, et see oli rohkem selle näiteks kustamiseks.
Ei, ma sellele vist vastasin juba esimesena ära, no selles mõttes, et seal lähistel elab siiski vähe inimesi, et suurem osa tarbijaid, siin enne viidati, et ma natuke vastan siis sellele ka, et kas siis kuldsesse ringi saaks rajada. Võiks muidugi rajada, aga see probleem on tegelikult selles, et need kehtivad müranormid ja nii edasi, mida me siiski järgime, on see, et paraku see on see, mis piirab Eestis minu teada need arendusalad nagu ära, et kui me siin kuldses ringis võtame, siis on päris raske leida neid kohti, kus sul ei ole looduspiiranguid või siis ei ela ükski inimene lähemal kui umbes kilomeeter, mis tänaste parkidel on umbes selline kuldreegel, et umbes kilomeetri kaugusel peaks see minimaalselt olema, et neid kohti on nagu raske leida. Ja, Madis Koit, soovid täiendada vastuseid? Jaa, tulen selles mõttes appi või kinnitan, et kui me võtame Tootsi sopipargi, mis on ju valmis, siis taluvustasu sellel aastal saab 6 majapidamist. Et lihtsalt sinna jää lähemale ja kui me võtame mingeid teisi planeeringuid ja või kinnitada seda müüti, et planeeringuid on rohkem, kui tegelikult jõustub, siis me alustasime 12 eriplaneeringu alaga ja täna on alles 7, 5 kukub, ütleme 4-5 kukub kindlasti veel ära ja põhjus on hästi lihtne, seal on keskkonna aspektid välja tulnud ja 2-3 tuulikuga alasid ei ole minu hinnangul kindlasti mõtet teha, sest et 3 tuuliku, 9 tuuliku puhul väga paljud häiringud on samad, lihtsalt kasutegur on palju väiksem, seega ei ole mõtet teha kuskile häirida inimesi 2 tuuliku pärast. Ehk siis tegelikult lõpuks jõuamegi 2 alaga sellest 12 võib-olla volikukku. Et see on nagu see tegelik reaalsus ja kui me vaatame ka seal 2 kilomeetri raadiuses palju on majapidamisi, siis need on ikkagi vähe. Et tõsi muidugi see üks arendaja, kes ühe pargi siis või planeeringu puhul lubab seal kuni 6 kilomeetri raadiuses, siis sinna jääb Pärnu Jaagupi Alev, et ehk siis 1000 inimest suurusjärgus, et tõepoolest, kes siis saaksid nende pakkumise põhjal 2 korda soodsama energia. Et sealt tuleb see suurem number siis võib-olla. Selle Salga esindaja ütlesid, et Eestis on levinud jutt, et seda elektrienergiat plaanitakse ilmselt eksportima hakata, et see ei ole, ta ei ole niisugune rahvajutt. Ma ütleks, et see eelmine valitsus siis päris aktiivselt rääkis, et teeme hästi palju võimsusi ja siis ekspordime elektrienergiat. See on selline, ütleme, peaministri ja kliimaministri taseme jutt, et ta ei ole nagu niisugune rahvajutt, et võib stenogrammidest välja otsida ja artiklitest. See Eesti ekspordi jutt oli täiesti nagu valitsuse taseme ametlik jutt, et arendame merre ja maale ja siis hakkame eksportima. Et lihtsalt, et ei jääks mulje, et kuidagi teie vastus oli selline, et on levima hakanud jutt. See on valitsuse ametlik jutt olnud alles hiljaaegu. Ja, ma vastan siis ka veel korra, et jah, see kindlasti võib nii olla, aga selle asja mõte on siiski eelkõige katta ära Eesti tarbimine. Jah, kindlasti loomulikult selle sama overcapacity tõttu sellest osa lähebki eksporti. Kui me seda piisavalt ei arenda, siis me ei kata ka lihtsalt enda tarbimist ära, et nii lihtne see ongi. Ja, eks siin taga esiteks on ka see, et erinevates piirkondades tuul puhub erinevatel aegadel ja sellepärast on ka hea, kui meil on tootmist erinevates riikides ja nende riikide vahel ka turvalisi ühendusi. Ja tegelikult siit uuringust ju tuli väga hästi välja just see, et siin peeti väga oluliseks just seda hajutatud tootmise julgeoleku aspekti. Ja ma arvan, et ka kui siin oli juttu, et kas on mõtet teha ka nii-öelda väiksemaid tuulikuparke, siis võib-olla millest me ei ole veel nii palju rääkinud, et siiski koha peal puhta kütusevaba nii-öelda omamaise energia tootmine, mis annab võimaluse sinna liita ka tööstust. Et see kindlasti on ka kohalikul tasandil, ma arvan, oluline aspekt, et kui on näiteks tööstuspark, kes soovib oma osa tarbimisest katta taastuvenergiaga koha peal, siis kindlasti ka sellised faktorid on ju olulised ja Eesti arengu seisukohast olulised. Aga nüüd Tarmo, palun. Ja, aitäh. Ja mõtlesin ka, et selgus majas oleks, et prooviksin ka niisuguse energiaplaani siis kujundada, et olen selles mõttes Rainiga igati nõus, et päitsest saab tõesti 10-15% ajast katta ära meie energiavajaduse tuulepargidega maismaast ilmselt saab niisugune 35-40%. Konks on nüüd veel selles, et päike paistab ja tuul puhub suure tõenäosusega natuke erineval ajal, et mina julgeks väita, et niisugune 45-50% ajast, kui meil elektrit vaja on, saame me selle päikesest ja tuulest. Siis on väga mõistlik sinna juurde pookida salvestus ja pikaajaline salvestus, mis sisuliselt lohistab taastuvenergiat pikema aja peale ja sellega me saame juba 60% aja peale, et 60% ajast, kui meil voolu vaja on meil taastuvenergia tuule ja päikese oma võtta.
ja siis ülejäänud 40% saame ära katta biomassiga ja niimoodi me saamegi kogu aeg omale, mis on igati juhul taastuv, saamegi oma energiavajaduse kenasti katta ja kui mõni kaabel kuskil on, et siis see ainult aitab kaasa. Aitäh! Jaa, aitäh, Tarmo. Rait Vihelgas, palun, Linnade Valdade Liidust. Ja ma võib-olla siis toon selle maise arutelu juurde, et tegelikult mis olukord meil täna Eestis on. Et meil on hulga planeeringuid, kui me eksi üle 800–1000 tuulikut, mida planeeritakse Eestisse. Järva vallas, kus ma volikogu esimees, ainuüksi 175 tuulikut. Kõrgusega 270 meetrit suurusjärgud sinna. Me oleme kohtunud paar kuud tagasi Põltsamaal kõikide omavalitsustega, kes paraku planeeringu käivad ja mis on need mured. Et jah, meie oleme juba siin ka juba valdkonna eksperdid ja kuulates Riigikogu liikmed, siis on juba võiksid kõik Tehnikaülikooli minna õpetama seda tuuleenergia teemat. Et tavakodanikud ja tavavolikogu liikmed ka meil on ka ennast studeerinud sellega väga palju, kuidas inimesteni viia. Tegelikult on see, et kui me tahame, et Eestis nagu tuuleenergiat tekiks ka siin lähiaasta jooksul, on see, et on vaja ühte konkreetset vastutajat. Täna riigi poolt ma ütlen selgelt, et see vastusala nagu vajub laiali. On justkui Kliimaministeerium, samas Terviseamet on see, kes vaatab terviseaspekte, Keskkonnaamet vaatab keskkonnamõjusi, aga see, kes sõlmiks nagu oleks selle portfelliga, ütleme, et kes nüüd mured kokku koondab, hakkaks neid lahendama otsast. Seda see meil täna nagu natuke puudub, et me pendeldame kõigi vahel. Järgmine see, et tegelikult saab nüüd selgiks, et millised on need majanduslikult ja keskkonnalaselt teostatavad planeeringud. Siis peaks need tegelikult kokku võtma koos riigiga ja omavalitsustega. Väga selgelt ausalt maha istuma, kuhu on kõige mõistlikum, kus on kõige väiksem vastuolu, kus on kõige väiksem keskkonnakahju nendest edukatest projektidest, mis ka majanduslikult toimivad. Siis hakata pidama neid läbirääkimisi, kuhu need võiks tulla. Nii kaua kui täna kõik liiguvad eri suundades, ma ütlen, et aasta pärast võiks olla see tempo selline, et enamustel on tehtud need uuringud ära, keskkonnaalased uuringud ja mõjud ja äriline pool ka. Siis saaks nagu jälle edasi minna, et nii kaua kui kõik on pillapalla laiali, siis tegelikult see ühiskonna lõhestamine jätkub, sest see töö et selle vastu, et seda tehakse ülipoolt professionaalselt, kindlasti lähiaegadel ükski volikogu või mõni üksik erand siin kõrval teeb mõne otsuse enne valimisi, pannakse valimisvankri ette, ta läheb selliseks palaganiks nagu Riigikogus on, vabastage minu väljendust, aga kurta nii on. Aga lahend peaks see olema, et üks vastutaja ja viime planeeringud sinnamaani ära, et kus on tasuvus, keskkonnaanalüüs tehtud, maha need, kuhu üldse tulla ei saa ja siis vaatame koos riigiga ja omavalitsustega, kus me võiks rajada. Jaa, aitäh. No ma sooviks siiski loota, et me Riigikogus oleme suutelised ikkagi ka sisuliseks aruteluks. Kindlasti Keskkonnakomisjonis on meil väga sisulise arutelu traditsioon ja minu meelest kõik peavad sellest ka väga kenasti kinni. Ja see oli tagasipeegeldus, võtan kuulda. Aga lihtsalt võib-olla selle nagu ootuse kohta, et tekiks ainult üks vastutaja nii mitme tahuga, nii paljude erinevate vahel kattuvate, vahel vastandlike huvidega. Ma arvan, et see on natukene palju arvata ja võib-olla see isegi ei käiks ka demokraatia, Eesti demokraatia, parlamentaarse demokraatia, kohaliku omavalitsuse autonoomia ja kõikide erinevate printsiipidega kokku, et kindlasti Kliimaministeeriumil on oma väga oluline roll, aga kindlasti on ka majandus- ja tööstus ministril oma haldusalaga siin väga oluline huvi ja kindlasti ka regionaalvaldkonnal on siin väga oluline huvi. Aga ma annaks nüüd siit kõigepealt Suusule, kes ei ole veel saanud küsida. Okei, Tarmo, repliik. Jah. Minu repliik on see, et ma olen nagu väga nõus selle arusaamaga. Tegelikult on ju riigil vaja 300 tuulikut. Et öelda, et Eesti riik ei mahu 300 tuulikut ära selleks, et Eesti enda vajadus ära katta, on minu arvates ebaadekvaatne jutt. Ja see ka, et meil on Riigikogus täiesti normaalne demokraatlik palagan, et minul ei ole tundnud väga asjalik, et muidu ei saagi arutelu korraldatud. Aitäh. Ja aitäh selle repliigi eest. Suusu nüüd sinu kord. Võta mikrofon ka ole, jah. Mulle siis ka nüüd lisaks repliigi, ja jätkaks selle koha pealt, et see ühe vastutaja puudumine on nagu võib-olla problemaatiline olnud, et äkki see nüüd laheneb, sest meil on ju uus minister, kellega nagu portfelli nimetuses on väga selgelt see valdkond välja toodud.
Aga minu hinnangul on probleem veel ka selles, et miks nagu inimestel on või mis on nagu segadust tekitav inimeste jaoks on see, et riik ise ka pendeldab. Et just et see energeetikaportfelli teema on, et meil on siin nagu hästi seinast seina, et me ei ole nagu võtnud sihti, et kogu austuse juures tuumaenergeetika toetajate puhul, et me oleme ju sellest tegelikult aastaid rääkinud, et korjata need madalamal rippuvad viljad ära, milleks on taastuvenergeetika arendamine Eestis. Et kui me riigina ise nagu ka rohkem ja valitsus võtaks nagu fookust just sellele taastuvenergeetikale, siis ma arvan, me saaksime ka asjad kiiremini tehtud. Aitäh! Ja aitäh. No siit võib nüüd jääda mulje, nagu oleks mingi suur segadus ja suur jama taastuvenergiasse suhtumisega. Et ma meenutan teile, et me saime just pika ettekanne sellest, et tegelikult on Eesti inimestel väga positiivne suhtumine taastuvenergiasse. Et isegi siin, kui kasutada seda väidet sotsioloogidelt, et 20% kipub olema rahvastikust vastu ükskõik mida ette võetakse, lihtsalt inimesed on sellise loomuga ilmselt, et siis ju võiks öelda, et see toetus on tõesti nii kõrge, kui ta üldse saab olla. Et mulle tundub, et loomulikult saab paremini, aga et lihtsalt ei jääks muljet, nagu on kuidagi teisiti, et tegelikult valdav enamus inimesi ju toetab väga tugevalt. Nii, nüüd on Andrese käes kord. Ma saan aru, et läks selliseks arutelu juurde, et igaüks saab oma mõtteid avada, et ma avan siis ka. Mulle tegelikult tundub ka, et riigi tasemel strateegiliselt on ikkagi päris paras segadus peale suurte statementide, et me kuulutame taastuvenergeetika kõrgendatud avalikuks huvikseks, et kirjutame selle seadusesse. Siis tegelikult see pool, mis puudutab just nimelt hüvitamist, siin just räägiti, et 300 eurot, et äkki see on ikkagi selline, mis inimesi tegelikult ei motiveeri, otselepinguid, mida tegelikult ei ole jõustatud. Ja olgem ausad, kes peaks olema siis see teerajaja? Kui Eesti riigi ettevõtte enamusosalusega teeb nagu suure pargi, siis see võikski olla musternäide, mille eest riik seisab. Ja paraku me võime öelda tõesti olla siin ühtepidi eita vallale ette, et oleks võinud planeeringusse rohkem omal ajal sisse kirjutada, teistpidi võime nagu olla börsiettevõtte poolel, et nad jooksvalt ei saa kohustusi võtta. Aga vabandust, me saame täna riigis teha elementaarseid asju ilma planeeringu tasemele kohustusi viimata, sest see on kõrgendatud avalik huvi. Ja me saame seadusesse kirjutada sisse, nii nagu eelmine nädal ma tegin muudatusettepaneku elektrituru seadusesse, mis hääletati komisjonis maha. Esimese sammuna vabastada selles mõjualas olevad elanikud taastuvenergeetika tasust. Väga marginaalne asi. Hääletati maha, ei sobi. Tegelikult on eraldi laual täna ka üks muudatusettepanek, mis siin komisjoni koosseisus tõstatus lauale tööstusheitme seaduse kontekstis. Kogu taastuvenergeetika on tööstusheitmete alt täna väljas. Ehk see sama probleem, mida minister Joko käis ka lahendamas Põhja-Pärnumaa vallas, et paneme seniks nii-öelda asjad seisma, kui on mõjud uuritud. Selle võiks väga vabalt seadustada ja tööstusheitme seadusse kompleksloa nõude kehtestada. Et iga 4 või 5 aasta tagant tegelikult need mõõtmised tehakse. Ja seda kumuleeruvat mõjuna aga hinnatakse. Tegelikult see ei ole midagi üle jõu käiv, see on seadusest otse kohalduv ja keegi ei pea kuskil eraldi midagi selleks tegema. Vaid see on nii. Ütleme, selline mastaapne park nagu Tootsi-Sopi, see on mõjudega, seda ei saa nagu eirata. Ja see on tööstusmaastik, seda pole mõtet eirata. See, et vald muudabki lõpuks ka selle ala tööstusalaks, on mõistlik, aga siin peaks tulema riik meetmega appi ja ütleme, et aga loome siis selle nii-öelda reaalse taristu sinna. Et täna on jätkuvalt ju olukord, kus ettevõttel on soodsam investoril investeerida Tallinnasse kuldsesse ringi. Miks ta peaks minema sinna, nii-öelda ehitama välja ise otseliini, ehitama välja vee- ja kanalisatsiooni, teedevõrgu, ta ei tee ju seda. Tal riskid on nii kõrged sellega. Ja siin on minu meelest elementaarne näide, kus jälle riik saaks minna meetmega appi ja näidata, et teeme siis. Kuni sinnamaani välja, et nüüd me arutame ja tegelikult tahakski kuulata teie arvamust ka sellest, et ütleme, et inimesi tuleb rohkem teavitada. Täna on kõvasti teavitatud eriplaneeringuid üle Eesti tehtud suures hulgas.
Ja nüüd me hakkame arutama, et tegelikult need tuleb tagasi pöörata riigi alla. Et riik on siis ikkagi nagu parem korraldaja selles mõttes, kui see eriplaneeringu tasemel. See mõte juba nagu teatud mõttes elab, on ju. Aga samal ajal juhtub see, et üks kõige samaväärne perspektiivne ala, mis on tegelikult Pärnu maal, kuhu võiks ka panna suurusjärgus 50 tuulikut, nii nagu Sopi-Tootsis on circa 50 tuulikut. Teise 50 võiks panna sinna Lavassaare alale, sinna tegelikult tehakse soode taastamise programm. Taastuenergeetika alale, sellele alale, mida arengukavaga on riik ise öelnud, et nendele aladele, kus on maardlad olnud, et sinna on prioriteet number 1 teha tuulikud. Planeering ka kehtestatud, aga ei, me teise käega hakkame soostama. Mis kurat toimub, on see küsimus tegelikult. Ja siin süüdistada ühtepidi omavalitsusi kuni sinnamaani välja, et me võiks väga vabalt öelda, et võrgutasud selles piirkonnas, kus me tugevdame võrku, seesama Tootsi-Sopi ala ja me teame, kui palju tegelikult sinna on pandud raha, ka maksumaksja raha, et seda võrku tugevdada, et üldse toota, siis võiks vabalt öelda, et viimegi selle nii-öelda võrgutasu siis poole soodsamaks nendele elanikele. Üks otsus riigiettevõtte kaudu tehtud. Ei ole vaja rohkem midagi arutada. Need mõjud on kohesed. Aga miks seda ei tehta, on mulle jätkuvalt arusaamatu. Kas uuringus käsitleti ka seda, kuidas võrgutasud võiksid toetust tuulikutele tõsta, mis muidugi niigi mulle tundub ei ole reaalselt siin tegelikult ju probleemiks, mis praegu siit justkui kostub läbi, nagu see oleks probleemiks? Ja see läheb sinna samma ampluaasse, et suurem osa inimesi ilmselt ikkagi ei vaata oma seda elektriarvet nagu rida realt, et neid huvitab odavam elekter ja see soodsam võrgutasu ikkagi lendas oluliselt üle 2 korra madalamalt kui see soodsam elektrihind. Et samas jälle, ma ütlen, see võib olla alati erinev ja eks siin küsimus ongi nagu selles, et kes siis peaks siis inimestele selle nagu selgeks tegema või et selge on see, et inimesed ei jõua selliste detailidega ise tegelda. Jaa, aga mul oleks ka küsimus, kuna sealt tuli nüüd välja ikkagi selgelt ka see ühiskonnagrupp, kelle teadlikkus sellest kohalikust kasust oli väga madal. Et kas on mingeid nagu soovitusi siin ka nii omavalitsuse juhtidele kui siis ka võib-olla riigile, et kuidas paremini jõuda just nende sihtrühmadeni, kes täna tundub, et olid just kehvemini informeeritud, et siin ka Rait Pihelgas tõi välja, et meie siin kõik arutame ja oma arust teame palju asju, aga et kuidas ikkagi jõuda selleni, et koha peal inimesed, keda see reaalselt puudutab, see kohalik kasu, et nemad oleksid teadlikumad. Et milliseid kanaleid kasutada ja nii edasi. Ja seal oli selline meediatarbimise osa ka ja üheseks see soovituse tõime välja küll, et üldiselt oli näha, et see olid raadiokanalid, et kõige paremini tuulikutasudega oli kursis Kuku raadiokuulaja. Paraku jälle Kuku raadiokuulaja ei kipu elama nendes alades, kus need arendusalad on. Et jah, selles mõttes konkreetne soovitus mul oli see, et minge Elmar raadiosse ja minge Sky Plussi. Et Sky Plussist saab need nooremad autosõitjad kätte ja Elmar raadios saab vanemad inimesed kätte. Et see on selles mõttes seal on selliseid konkreetseid asju küll, et on näha, et kus see kõige suurem vajak jäämine on infost. Suusu, sul on jäänud mikrofon, äkki paned välja? Vabandust. Ja, et võib-olla Andresele peegeldus tagasi kindlasti on see, et selle olukorra lahendamiseks ei saa olla riiklik eriplaneering. Et see kindlasti selle omavalitsuse otsustusõigusele ja riigi koostööle nagu tulevikus annab kustumatu välja ja väga negatiivses mõttes. Teine on see, et me oleme selles olukorras, kus vale on käinud juba 15 korda ümber maakera. Et me oleme olukorras, kus kohalikus kogukonnas inimesed ei julge oma küla koosolekutel või kogunemistel öelda, et tal on okei, et ta toetab tuuleenergiat. Et see sotsioloogiline lähenemine või probleem, mida me lahendame, on ülimalt keerukas ja ma arvan, et need ka kaasamisüritused, mis on tehtud tegelikult suures piiris Eesti omavalitsused väga hästi hakkama saanud. Et need oli ju väga hästi vastu organiseeritud nii-öelda korraldatud need, kes ütlesid, et selle vastu on. Täiendavaks see, mis me mõtlesime või mõtleme selle all, et võiks olla üks vastutaja, on see, et meil on ütleme, me oleme isekeskis arutanud nende omavalitsustega, et see võiks olla riigisekretär.
Riigikantselei juures nii-öelda, et meil on ükskõik, mis probleem meil on, et sealt need hargnevad edasi. Täna iga omavalitsus suhtleb iga ametkonnaga eraldi sama teemaga, igal ühel on oma ülesanne. Kui uus minister suudab selle rolli võtta nii-öelda. Et meil on seal vaja täpselt sama see uuringut, et tuleb uuring, midagi öeldi, kuulge, et kasutage kas või neid infokanaleid oma levitamiseks. Ka sellest on abi, et meil on vaja nagu ühte partnerit, me ei taha keegi otsustab meie üle, vaid see, et me oleme, see silotornide maailm on üsna keeruline kohalikul omavalitsusel sellest nagu hästi edukalt hakkama saada. Ja kui riigi eesmärk on, siis täna kohalikud omavalitsused on valmis selle nimel ju toimetama, aga me mingil määral tunneme, et me oleme mingil määral üksi jäetud täna selle küsimusega. Ja teistpidi saame meedias ka, et need kohalikud omavalitsused on need halvad, volikond halvad. Aga kujutage ette, aga meil oli, kui tullakse, kui me rajasime 60-meetrise tuuliku, sinna tikupoissi, kõik teavad, sellest ei ole mingi küsimus, kui küsid kellegi, kas see on teema. Kui hakati menetlema, kõik me mõtlesime, et ongi võib-olla 100 või 60. Ja siis üks täkki tuleb 250, tehakse teletorni pilt, kõik sealt edasi sa ütle, mis sa või väida, mis sa tahad, keegi enam tegelikult ei usu seda, et ütleme, et see on ülimalt keeruline, et me oleme nagu hästi kehvas olukorras. Ei usu mida? Seda, et kas teeb väiksem, kas on, ütleme, et ega samamoodi, et ütleme, kas infraheli mõju on või ei ole, kas see keskkonnamõju, kui suur on, meil planeeritakse konkreetselt metsadesse, samamoodi, kui suur see metsaraadamine seal on, et seal enam see on usu küsimus juba. Jaa, võib-olla seda, jah. Ma ühe asja ütlen selle infraheli kohta, et kuna see on nii paeluv teema, et see uuring paraku läks just sel hetkel põllule, kui see teema nagu kerkis, nii et seal ei olnud võimalik muutust teha. Aga seal oli võimalik nagu vabas vormis kommentaare anda ja seal väga see läbi ei tulnud, aga nüüd just toimus üks ukselt uksele. Ehk siis valim on liiga väike, et teha selle pealt nagu kindlat statistilist järeldust, kus oli ka nagu hoolega kaalutud, et kuidas seda infraheli asja küsida, neid asju on jube raske inimestelt küsida. Et pealt näha, ühesõnaga jäi nagu mulje, nagu oleks siiski üsna palju inimesi, kes peab seda tõsiseks mureks, aga kuna me testisime siin täpselt neid samu leevendusmeetmeid, siis juhtus see asi, et terve hulk inimesi, kes ütlesid, et infraheli kuskil seal kilomeetri ja peale kaugusel elavate inimeste jaoks on tõsine terviserisk, nõustusid ühe või mitme nende leevendusmeetmega, mis tegelikult jätab on ju mulje, et inimesed mõistavad seda teistmoodi, et ilmselt see ei ole nagu tõsine terviserisk, kui sa samal ajal ütled, et sa oled nõus tuulikupargi rajamisega oma lähistele, kui sa saad soodsama elektri hinna, et selles mõttes selle piiratud valimi pealt ma võin öelda, et kui nüüd kellel siis ükski nendest leevendusmeetmest ei toiminud, võib-olla neil on mingi muu põhjus, aga nad ütlesid ka, et infraheli, et kuskil 15-17% inimestest võib-olla peab seda tõsiseks. Jaa, mul on võib-olla selline küsimus, et mulle tundub ka, kui seda uuringut vaadata ja vaadata seda, mis on siis toimunud kohalikes omavalitsustes nüüd kohalike valimiste eel, kus siis see vastukampaania on käivitunud ja me oleme jõudnud olukorda, kus kohalikud ei julge enam oma toetavat arvamust väljendada, mis minu arust on väga, väga halb olukord ja sellest tuleb kindlasti välja tulla, sest igal Eesti inimesel peab olema võimalus oma arvamust avaldada, olgu see toetav või mitte toetav. Ja selline nii-öelda, nagu me selgelt näeme, vähemuse diktatuur kindlasti ei ole midagi, mida me sooviksime oma riigis, sest see pidurdab meie arengut ja on ka inimestele ebameeldiv ja tekitab stressi. Mida ju näitavad ka need samad infraheli uuringud, et stressi ei tekita mitte see infraheli, vaid see võib tekitada tervisemuresid, kui on selle tuulikute ümber toimuv arutelu läinud nii ebameeldivaks, et tekib inimestel sellega seoses ebameeldivaid tundeid ja stressi ja seda sama, et ei julgeta oma seisukohti väljendada, et kas uuringufirmad saaksid siin olla toeks ka kohalikele omavalitsustele, et kas teil on sellist koostööd olnud, et kohalikud juhid saaksid ka oma arvamust kujundada laiema põhja pealt, et ma tean, et ühed sotsioloogid vist Tallinna Ülikoolist tegid ühe päris põhjaliku uuringu, et kas teil on olnud koostööd kohalike juhtide poole pealt ka selle nii-öelda laiema pildi ette saamiseks, et kui te olete olukorras, kus kõik ei julge oma arvamust enam avaldada? Mõtta nüüd, sa tegelikult Joko panidki naelapea pihta, et tegelikult igaüks on üksi olnud ja on teinud seaduses nähtuvaid tegevusi ja siis harinud ennast siis neil volikogu tasandil nii palju, kui võimalik on. Ja kõik, kes on näiteks enamus oma volikogudes, kus keegi on soovinud sellest teemast tulla rääkima, on see arendaja või on siis need, kuidas ütleme siis infraheli pärast muretsevad inimesed, kõik on saanud volikogudes käia, ma olen ise ka neid kuulanud ja lõpuks ega
ei saa aru, et see ongi see näide tegelikult, kus ongi, et kus üks kokkusiduja tegelikult saaks aidata sellise teadmisega, et mida teha, et neid uuringuid võiks läbi viia. Järgmine küsimus on see, et kes selle kinni maksab, on ju nii-öelda, mis see kulu on ju, ja nii edasi. Et pluss siis jõuame uuringute juurde ka sinna, et väga lihtne on täna öelda, et kui kohalik vald tellis, vald tahab raha juurde eelarvest saada, järelikult ongi ta positiivne, et me oleme jälle samas kohas on ju mingil määral, aga igal juhul need on vajalikud, annavad ülevaate ja ma arvan ka aitavad otsustada volikogu liikmetel. Ja, aitäh. Nüüd on Tarmo järjekorras. Aitäh. Mina siin kuulasin ja mõtlesin, et ümberringi meil siin head kolleegid ja spetsialistid, et võib-olla on nagu aruteluks hea, et meil on koalitsiooni läbirääkimised ka veel pooleli, et sinna saab punkte lisada, see on ka niisugune oluline asi, et kuidas teile niisugune mõte tundub, et kui näiteks meil on ju see 300 tuulikut on selline riiklik huvi, et me ju mõtleme niimoodi, et siis me saaks oma tuuleenergiaga enam-vähem korda. Nüüd võrguettevõte on meil ka riigi oma, et see on ka üsna selge, et kui see paneks selle kokku ja ütleks, et näiteks 5 kilomeetrit ümber tuulikute võrgutasu ei ole, et kas siis selle võrra see teeks nagu inimeste meele rõõmsaks ja võtaks stressi ära. Et kuidas teile tundub, et kas see oleks nagu hea plaan? Aitäh. No uuring ju toetab seda, et kui see odavam elektrihind, odavam võrguhind, siis kindlasti igasugune leevendusmeede toetab seda nii-öelda, aga seal peab ka arvestama sellega, et kui kaugele sellega minna saab, et ta majanduslikult kasulik oleks. Ja teine, ütleme, kui me räägime ka Sopi tuulepargist, siis võib-olla küsimus, et kes aasta 2012 mäletas üldse, mis elektrihind ja kas me üldse selle peale mõtlesime, et tegelikult ajad olid niivõrd teised. Aga ma arvan, igasugused sellised leevendused aitavad või seda talumist, et ma tunnetan, et Eesti riigis ka, kui kõrgpingiliin ehitatakse ja sinu kinnistu juures ta läbi läheb, siis on ju, et kellel on 64 senti taluvus, kellel 1,2 eurot taluvus on ju ja võin öelda, kõrgpingiliinil on samamoodi ja hääled, sagedused, kõik muu, et see nagu meil on fine. Me tunnetame, et sealt tuleb elekter on ju. Et kuidas me tuulikutega siis tegelikult jõuaks sinna, kus tegelikult riigi huvi on ka tegelikult seda leevendust ju nii-öelda reaalselt ka nagu pakkuda on ju. Ja, Karlis, soovid täiendada? Ma lisaksin võib-olla juurde paar sellist kontekstuaalset tähelepanekut, et üks asi, mis nende taastuvenergia arenduste puhul meil fooniks kogu aeg kaasas on see, et hetkel Eestis on üleüldiselt tootmisvõimsuseid puudu. Mis tähendab seda, et kui me räägime elektrienergia hinnast, siis seda volatiilsust on meil väga keeruline siseriiklikult kontrollida, kuna me oleme niivõrd sõltuvad oma välisühendustest ja selle kaudu tarnitavast elektrist. Siis see on nagu üks asi, mis ma siia elektri hinna diskussiooni tahaksin tuua. Teine asi on võib-olla see, et kui rääkida lähiaja tootmisvõimsuste lisandumisest üleüldse, siis ütleme, projekteerimise arenduste kaudu kõige kiiremini teoreetiliselt oleks võimalik päikese ja tuuleenergiaga edasi minna. Ehk siis need projektid liiguvad kiiremini 10. lõpuks kui võib-olla teised tehnoloogiad. Ja võib-olla siis kolmas punkt, mis puudutas hinna alandamist ja sellist kompleks lähenemist. Kui me räägime erandite tegemisest, siis on tähtis see, et kuskil selle võrrandi teisel poolel peab keegi rohkem panustama, et see tasakaal saavutada. Ehk siis peab hoolega hindama seda, et kui keegi saab võrgutasu soodustuse, siis see tähendab, et keegi teine kasutaja maksab rohkem nii-öelda, et see sotsialiseeritakse nagu võrgu peale. Et me ei ole seda nii detailis analüüsinud, aga lihtsalt, et seda peab kõrva taga hoidma, et oleks võrdne. Aitäh. Ja, aitäh. Ma arvan, et me võiksime ühel järgmisel komisjoni istungil kutsuda ka taastuvenergia arendajad ja pidada nendega siis arutelu nende erinevate meetmete teemal, mida nemad näevad, et mis töötavad ja kuidas nemad näevad nüüd just praegusel ajal seda planeeringute edenemist, seda inimeste suhtumist ja neid erinevaid meetmeid, sest tõepoolest, nagu siin mainiti aastal 2012, kui Sopi-Tootsit hakati arendama, kindlasti oli olukord hoopis teissugune. Tänasel päeval elekter läheb kõigile korda, see huvi on tegelikult ju väga suur ja tore on see, et Sopi-Tootsi töötab ja kes veel ei teadnud, siis 4% Eesti kodudest saab sealt oma elektri, see on märkimisväärne. Nii, aga nüüd mul oli järjekorras Rain. Ja, aitäh. Paar kommentaari ja siis 2 küsimust, et Rait ütles, et inimesed ei julge öelda, et neile meeldib
noh, ma arvan, et meil on terve hulk koosolekuid Eestis, kus inimesed näiteks ei julge öelda, et nende jaoks metsaraie on okei, ja siis on jälle terve teine hulk koosolekuid, kus nad ei julge öelda, et nad on vastu metsaraiele või noh, et soode taastamine ja kõik nii edasi. Sina oled julge mees, sina tulid Riigikokku, ütlesid, teil käib siin palagan. Nii et selles mõttes sina oled erandlik eestlane. No ma loodan, et ma säilitan mu töö. Aga mu teine nagu selline hüpotees ja võib-olla Salk tahab seda ka uurida, et ma arvan, et kui küsida inimeste käest, nagu siin on see jutt, et me maksame teile midagi, kas teil siis meeldib rohkem, et tehke uuring, et öelge inimestele, et maksame põlevkivielektri CO2 tasu maksurahast või CO2 kvoodirahast kinni, kas te siis oleksite nõus, sest siis elektrihind põlevkivi omal ajaks tunduvalt madalamaks, et kuidas te siis põlevkivi elektrisse suhtuksite. Ma niisugune hüpotees on, et päris palju inimesi ütleb, et päris palju läheb odavamaks, et võiks teha küll. Et et ma ei tea, mis sellist seda tüüpi asjade nagu väärtus on, aga võib-olla on. Aga küsimused ministeeriumile. Kas vähemalt arutlusel on ministeeriumis olnud, et mingi eesmärk seada nagu riigi konkurentsivõime mõttes näiteks, et Soome elektri hinna suhtes me nende suurte plaanide realiseerimisega jõuame, et kui täna on siin, ma ei tea, 4 või 6-kordne vahe keskmisena, et jõuame selleni, et oleme ainult 20% kallimad. Et kas seda tüüpi vähemalt arutelu on olnud, et paneks sellise eesmärgi, sest muidu siin räägitakse, et elektrihind 2 korda odavam. Isegi ei räägita, millest 2 korda odavam, millega võrreldes, kas kogu aeg 2 korda odavam versus turu, on ju. See on ministeeriumi küsimus ja Salgale küsimus. Et kas keegi tellis teilt selle uuringu ja kui tellis, siis kes? Ja kui see uuringu Salk niimoodi omal initsiatiivil tellis, et kui avatud organisatsioon Salk on, et kas kuskilt on näha, et kust Salga raha tuleb niimoodi avatult? On. Siis, et selles mõttes, aga kas see oli lihtsalt, et tulete hommikul kokku mõtted, et uuriks midagi ja oli oma initsiatiiv või keegi tellis selle uuringu ja kes see siis tellis? Aitäh. Ja ma lihtsalt fakti täpsustuseks, et minu teada on elektrihind keskmiselt 3 korda erineb meil Soomega, aga Karlis saab võib-olla täpsustada. Aitäh selle erinevuse suhtes tõepoolest umbes 3 korda, mitte rohkem, aga aasta lõikes siis, aasta keskmised. Aga mis on tähtis on see, et see Eesti energiamajanduse eesmärgid on seotud kindla, puhta ja taskukohase elektriga ja energiahinnaga üldiselt. Ehk siis see küsimus, et kas peaks olema seos aasta keskmisega, Euroopa keskmisega või mõne muu regiooni keskmisega, seisab meil energiamajanduse korralduse arengukava ENMAK-i arutelus ees, mida ka tullakse Riigikokku tutvustama. Aga lühike küsimus praegu on siis, et praegu ei ole sellist eesmärki? Küsimus oli, et kas selline eesmärk on olnud arutelul, ka selline eesmärk on olnud arutelul. Ja, nii, siis oli veel siin Andres. Ma pidin vastama ka, et see konkreetne uuring on tõesti tehtud Sunly selles mõttes tellimusel või ütleme, et me tegime selle uuringu siiski ise. Aga see vist on ka kuskilt siin läbi käinud, võib-olla oli esimesel slaidil. Aga jah, selles mõttes me praegu neid partnereid on veel, aga see konkreetne küll. Ja meie enda rahastus on tegelikult palju avalikum kui suuremal osal või tegelikult pea ühelgi kolmanda sektori MTÜ-l, sest meil on kõik suuremad rahastajad pandud avalikult välja erinevalt kõigist teistest. Ja, Andres. Mitu korda on mainitud, et keegi ei tea, mis toimus aastal 2012, kui Tootsi-Suppi tuulepargi ideed paika pandi. Mina tean, ma olin täpselt selle idee juures. Ja toona oli ainult üks kriteerium. Et tuuleparke Pärnumaale kavandada oli tingimus, et neid peavad asuma tööstusena, mitte üksikute 2-3 tuulikuna nii-öelda hajusalt. See oli nagu põhieesmärk ja sellest lähtuvalt tegelikult said alasid valitud. Ja 2 perspektiivset suuremat ala oligi siis see Tootsi ja Lavassaare, mis mõlemad on endised turbotootmisalad. Osalt ka praegu kasutuses. Tegelikult ma tahtsin veel ära mainida, kuidagi muidu kõlan nagu hästi sapiselt, sest ma ise olen olnud väga seda usku, et taastuvenergeetika on mõistlik suund, aga loomulikult see peab olema ka nagu mõistlikus piirides, sest juhitavat energiat me peame täpselt samamoodi hoidma. Seda ei ole võimalik tegelikult taskukohaselt asendada.
Aga üks komponent mul võib-olla ei mainimata näiteks veel nende tuuleparkide arendamise kontekstis. Esimene neist selles kategoorias on tegelikult see, et kui inimene valib oma elukoha, kinnisvara, siis esimene kriteerium on asukoht, mis tegelikult paneb paika selle kinnisvara hinna. Kui sa ostad linna, eks ole, siis sa saadki tegelikult registreerida ennast siia sisse, tood tulumaksu siia, siis sa saad tasuta ühistranspordi, aga kelleltki võeti see raha ära ja Eestis ta nii on käinud, on ju. Ja väga paljud maakogukonna inimesed tegelikult tunnetavad, et meilt on väga palju ära võetud. Et teede jaoks raha ei jätku, sellepärast, et seal ju ei ela inimesi, autosid sõidab nii vähe. Kiiret internetti kaabliga majja viia ei saa, sellepärast, et see on kohutavalt kallis. Juhuslikult, kui sul on veel elurikas keskkond, sa oledki ostnud vaikust ja rahu, ostnud võib-olla looduskaitselise piiranguga ala, et sa tahadki, sa väärtustadki seda, siis riik tuleb, ütleb, et tegelikult sellel enam väärtust ei ole, sest majandada seda ei saa ja kui keegi seda üldse võõrandab, siis hoopis poole turuhinnaga, kui üldse. Et saate aru, et see, mida sa külvad, seda sa lõikad. Ja see on see mentaliteedi küsimus, seda ei lahenda ühegi uuringuga. Ma mäletan väga adekvaatselt seda, kui Tootsi Sopit hakati ehitama. Madis, sa mäletad ka, kus vallal oli probleem, kus tegelikult kogu see ala paariks aastaks muutus ehitustandriks. Mida vald soovis riigi käest? Kutsuti kokku ka riigiasutuste esindajad, ministrid, mitte ükski minister muidugi ei pidanud vajalikuks tulla sellise mastaapse ehitus, mis maksab 300 miljonit objekt, mitte ükski edunud kohale. Ja probleemi püstitus oli tegelikult see, et kuidas lapsed saavad turvaliselt kogu ehituse ajal bussijaamast kooli üle riigi maantee. Probleem oli see, et need samad autod, mis tulevad karjääridest välja, et nad pestaks ennem puhtaks, kui nad sõidavad inimeste akende alla ja võivad kogu selle muda nii-öelda aastaringselt põhimõtteliselt inimeste kodude õue. Probleemid olid see, et kohaliku külapoe juures sõideti lihtsalt mitu kallurit kummuli. Sõna otsas parkimisplatsi, kus need samad rekkajuhid olid narkojoobes. Nende verest leiti Mendelejevi tabel, igasuguseid rahusteid ja kõike, sest tehti ületunnitööd. Ja kui siin riik, vabandust, Soko, sa võid naerda selle või muiata selle peale, aga kui riik siin vilistab, nagu ütleb, et meie tahame siin suuri eesmärke ellu viia, aga teie kannatage ära, mis te virisete seal? Siis vabandust, järgmine kord ongi täpselt nii, et kõik need elanikud teevad kõik endast oleneva, mitte see, et mingi infraheli on probleem. Tehke kuskile mujale. Sellepärast, et kui ehitatakse haiglat, siis lepitakse riigiga kokku, et mingi protsendi osa investeeringu rahast peab minema kunsti. Ilus taies võiks olla selle nii-öelda haigla ees, mida avastatakse. Aga siis, kui tegelikult lõhutakse ära kohalik taristu, muudetakse ehitustandriks, siis ei leita nagu raha ühe valgusti, piirde posti ja ma ei tea, liikluse turvalisuse tagamiseks. See on see printsiip ja lõpetuseks. Loomulikult, ilus point on ju see, et kui lõpuks nähakse, et taastuvenergeetika arendamine on löögi all, siis loomulikult võib saada Vändra Alevis kokku turvamehed ka võtta ja rääkida, et kuidas leida lahendusi on. Aga inimesed mäletavad seda ju. Siis, kui on vaja planeerida, siis võetakse kõik meetmed kasutusele, leitakse aega, aga kui ehitatakse, siis ei leita. Ja see on, ma ei näita kellegi peale konkreetselt näpuga, aga ma arvan, selliseid juhuseid on nagu Eestis palju, aga sellega ei sõida. Ja ma loodan, et riik siiski narkojoobes rekkajuhid võttis vastutusele, nii nagu igal pool. Madis, soovid sa kommenteerida? Ja, selles mõttes ma pean nüüd Andresega siin nõustuma väga paljus, et meil tegelikult probleem oli, ma üritan alati ka objektiivselt mõelda, et selles piirkonnas meil ei olnud sellist kogemust, me ei teadnud ette, mis saama hakkab, aga 1 miljon tonni täitematerjali valla teisest otsast sinna veeti ja probleemi tekkinud mitte kuidagi nagu Tootsis. Tootsis oli tollel hetkel suhteliselt rahulik, sest Talevist läbi need masinad ei sõitnud. Probleem tekkis Pärnu Jõgupis, kus bussijaamast liigub iga päev üle 200 lapse kooli ja rekkad sõidavad seal ääres ja Transpordiamet korduvatele nõudmistele või meie soovidele ei leidis lõpuks, vabandust väljenduse eest, 15 plastikpostile raha, et sai eraldada plastikpostidega nagu ära selle, et aga tõsta kerglikus teed üles või teha seal midagi muud, siis jah, paraku me saime nagu kõvasti seal vastu pükse ja see tekitabki sellise
kui ma ütlen, lõpuks planeeringud tuleb kehtestada volikogus, aga volikogu on saanud korra juba peksa, siis väga raske on eeldada volikogult, et ta tuleb järgmist planeeringut toetama, kui meil ei ole lahendatud ära see transpordi küsimus, mis iga järgneva arenduse puhul on see meil Rail Baltic, Via Baltica, see karjäärid on meil seal Pärnu-Jaagupi taga ja sealt hakkavad nad jälle sõitma. Ehk siis sama mure on uuesti Transpordiamet kuidagi täna meid eriti tõsiselt nagu võtnud ei ole. Et see on kindlasti üks probleem. Jaa, aga siis võib-olla võiksime oma sellesse järgmisse istungisse, kus me ka arendajad võtta juurde ka teid ja võib-olla ka konkreetselt selle kohaliku ehitusaegse nii-öelda olukorra, sest mulle tundub, et selle kogemuse võrra on kõik täna rikkamad ja see, et koha peal oleks häiring võimalikult minimaalne, on ju meie kõigi huvides ja tunnustus muidugi teile seal Pärnumaal, et see Sopi-Tootsi valmis on kõige suurema pargina hetkel. Suusu, sul oli küsimus? Ja kuna siin läks juba sellisteks poliitiliste kõnede tegemiseks, et siis ma tahaks tegelikult Andresele vastata, et siin oli juttu 2012. aastast, et kui palju siis üldse mõeldi taastuvenergeetika arendamise peale. Aga ma tuletaksin meelde sulle, Andres, et 2015. aastal sai meil valmis, või peaaegu valmis üks päris suur objekt, mis ei olnud üldsegi kuidagi taastuvenergeetika tootmisega seotud. Nimelt oli see Auvere elektrijaam, mis suuresti minu arust sinu erakonna eestvedamisel Eestisse püstitati, läks Eesti maksumaksjale ja maksab siiani 100 miljoneid aastas sisuliselt. Me oleme subsideerinud riigina põlevkivi tootmist, selle pärast on kannatanud meie sissetulekud riigina, rääkimata nendest kohalikest elanikest, kes Ida-Virumaal, kelle lapsed on kahjuks, statistika näitab seda, nende eluiga on 5 aastat lühem keskmisest ja neil on muid tervisehädasid, inimestel pole kaevudes vett. Et selles mõttes, et see on nagu minu arust nagu kahepalgeline on tulla siia niimoodi rääkima justkui nagu sind polnud üldse nagu asja juures siis olemas, et miks me täna oleme sellises seisus, et miks Eesti inimestel on üsna nagu kehv usaldus riigi institutsioonide vastu. See on sellepärast, et me riigina, valitsustena oleme halvasti juhtinud seda riiki ja eriti, mis puudutab energeetika otsuseid, me oleme teinud halbu valikuid. Ja minu arust Isamaa erakonnal on siin päris suur vastutus selles. Aitäh. Ma kutsuks nüüd, et kuulaks nüüd, ma annan veel Hanahile küsimuse ja siis kuulaks külaliste lõpusõnad ja soovid järgmisteks aruteludeks, enne kui siin opositsioon omavahel läheb kuidagi nugade peale. Hanah. Aitäh. Ma nüüd selle Suusu viimase sõnavõtuga läks sassi. Ühesõnaga, ma tahtsin küsida selle infraheli ja müra kohta tegelikult, et selles uuringus oli ka välja toodud, nagu sa ütlesid, et see teema tuli ühiskonda täpselt niimoodi sisse, et enam uuringusse seda ei jõudnud panna, aga võib-olla siin kohaliku omavalitsuste esindajad saavad kirjeldada seda olukorda, mis neil seal kodukohas toimub, et kas meile siin tundub, et see EKRE juhitud sotsiaalmeedia foon, selline hirmufoon, et on see nagu päris? Ma tean, et Rain ohkab, aga see on EKRE juhitud. Ei, mitte iga kord tegelikult, me oleme ka päris paljudes asjades nõus, aga on see siis päriselt nii, et inimesed kardavad või te tunnete, et see on selline kuskilt, et on paar eestvedajat, kes on selle teema üles võtnud ja nüüd siis kütavad teisi ka üles? Aitäh. Ma võin vastata. Võib öelda, et ma olen isegi olnud selle infraheli nagu sünni juures. Et see oli eelmisel aastal, aasta teises pooles, kui mul oli arengukava arutelud ja siis üks kodanik, kes on ka selles kuulsas MTÜs, siis selle esimest korda seal saalis nagu tõstatas ja siis hakkasid seda teised ka igal pool nagu tõstatama ja siis see järsku tekkis üle Eesti. Ehk siis ja see sama eestvedaja sellel infraheli teemal nagu on. Ehk siis ega enne seda see kuidagi nagu teemaks ei olnud. Ja tõsi, sellest nagu räägitakse ja
on ju üleriigilises meedias mitmed tipp-poliitikud öelnud, et kuidas meil inimesed ära kolivad ja haigeks jäävad ja kõik see infraheli teema, siis paraku nad ei tea, millest nad nagu räägivad. Et ära kolinud meil inimesi ei ole, pigem on inimesi valdunud elama juurde. Et ränne on ju selgelt positiivne, aga jah, meil on ka pöördunud kuskil 5 inimest, kes ütlevad, et nende tervis on halvenenud, aga pean ütlema, et 2 nendest on vahetult need, kus see probleem justkui tekkis välja, võib-olla on see juhuslik, aga siis, kui nad sai teada, et nad taluvustasu ei saa. Ja 3 puhul nad elavad ikkagi seal 5-6 kilomeetri kaugusel, kus igasugune loogika tegelikult täna ju näitab, et see selliselt nagu mõjuda ei saa. Aga nagu ma ütlen, Tootsi sopi mõõtmised on minu teada tänaseks tehtud, tulemusi me ootame ja siis me saame selle kõige suurema pargi mõjudest reaalse pildi nagu ette. Aga sellist nagu massilist haigestumist Põhja-Pärnumaa vallas ei ole. Et see kõik, mida nagu räägitakse, seda räägivad inimesed, kes seda ei tea. Ja ärakolimist, nagu on ka siin räägitud, seda ka ei ole. Et eelmine aasta tuli valda rohkem inimesi elama, kui meilt ära läks. Ja ka sellel aastal on trend sarnane, nii et tasub kuulata siis neid õigeid allikaid. Ja seal võib-olla täiendan juurde, et seal ongi see koht, kus kuna ta on teemana võõras volikogu liikmetele inimestele ja ei oska sinna midagi arvata ja see liikumine väga veenvalt esindab seda ka. Ja me ei nimetaks täna, et see on ainult nagu kiidaks ainult EKRE erakonda ja selles töös, vaid tegelikult on äratatud sellised üles vaikivad võib-olla niisugused teisiti mõtlejad, kes täna julgevad võtta sõna ja nemad mõjuvad veel tõsisemalt, et meil on neid, mina ei ole kindlasti tuuleparkide ekspert, aga meil on infraheli ekspert, kes pole kordagi päevas midagi õppinud sellest, aga nad on selle valdkonna eksperdid ja inimesed usuvad ja uuringuid on ka võimalik palju kätte saada, ma loodan, et tuulepargi, Tootsi uuringud aitavad seda maha võtta, aga see pigem on see, et see on nii uus asi, et see ei oska midagi arvata. Teistpidi võin öelda, et kes mere ääres elab, et seal on samamoodi nagu infraheli. Mina alati vastan, et huvitav, koos nad sul elavad ja samamoodi mina olen 22 aastat tööstuse kõrval Imavääres elanud, et täitsa terve on, et samamoodi heli on. Jah, ma olin julge ja mitte terve, vabandan. Aga ma ei annaks ainult seda au ja kiitust lugupeetud EKRE erakonnale. Ei, mina ka EKRE-t ei kiida mitte üheski mõttes, aga selles mõttes see on osa nende sellisest hirmukampaaniast, et ka meie kolleegid siin Riigikogus EKRE fraktsioonist väga aktiivselt võtavad sel teemal sõna kahjuks. Aga mu küsimus oligi, et kas nendel kohalikel, kes on mures, siis selle müra ja infraheli pärast on neil mingid konkreetsed ettepanekud ka või see ongi lihtsalt selline kuskil taamal, natuke mingi foon, ära kolinud keegi ei ole? Ühesõnaga, et massihüsteeriat tegelikult ei ole, erinevalt sellest, mida EKRE liikmed räägivad. Ei ole teada. Ja ei ole täheldanud massihüsteeriat. Tõsi, aeg-ajalt sotsiaalmeedias võib jääda selline mulje, et järsku on kõik inimesed vastu, aga kui sa hakkad nagu seda vaatama, kes selle teemal sõna võtavad, siis need nimed ju korduvad kogu aeg. Ja kusjuures meil anti üle ju ka petitsioon küll teadmiseks 1000 allkirja nii paberil kui siis mitte paberil, tähendab paberil kui elektrooniliselt. Ja kui me kontrollisime ära siis, et kes need nagu palju on meie valla elanikke, siis meie valla elanikke oli seal 550 ja 8% siis kogu valimisõiguslikest inimestest tegelikult siis allkirjastasid selle petitsiooni. 8% siis valla valimisõiguslikest, et tuuleparkide vastu nii öelda. Aga sinna kirjutasid alla väga paljud inimesed hoopis Eesti teisest otsast ja ka tuntud poliitikuid teatud erakondadest. Nüüd Salga esindajale lõppsõnaks omapoolseks täpselt. Jah, ma ei tea, kas see on nüüd lõppsõna, ma lihtsalt sellega seoses tahtsin öelda, et see Tartu Ülikooli terviseuuringute inimene Triin Veber võttis väga ilusti kokku metauuringute tulemuse mujalt maailmast, kus selgus, et neid ise raporteeritud tervisemõjusid, ehk siis peavalud ja sellised asjad, teadaandmised, et mul on mingi probleem, on selgelt rohkem nendel aladel, kus tuulepargid on näha, aga inimesed ei saa nendest majanduslikku kasu. Seal, kus nad saavad majanduslikku kasu, seal ei ole neid kõrgemalt raporteeritud.
mõjust. Nojah, see tundub kinnitavat ka ju seda fakti, mida siin Terviseamet tõi välja, et see stress ja need tervisehäired võivad tekkida just sellest samast ebameeldivusest nii-öelda, et kui sul on ikkagi olukord meeldiv, siis nagu ma mäletan, ühed Ida-Virumaa inimesed arvamusfestivalil, kui meil oli üks tuulikute debatt, ütlesid, et need on meie tuulikud, need on ilusad. Need olid küll nüüd inimesed, kes siis selle kohaliku kasu ka olid ilmselt kursis. Aga ma tänan külalisi. Soovisid veel? Ja, võib-olla lisaks juurde, et tegelikult see tuulikute probleem on üks valdav tegelikult, mis kohalik omavalitsus ja riigi koostöö tegelikult võiks olla tunduvalt parem. Et ma ei tea, kas keskkonnakomisjon õige, aga tegelikult, et nii-öelda kohalik omavalitsuste igapäeva muresi ja neid väljakutseid ja ka, et kohalikud omavalitsused paremini mõistaks ka nii-öelda riigi väljakutseid, mitte ei loe ainult ajakirja ja värvikaid nii-öelda sõnavõtteine, et kas võiks olla see riikliku tähtsusega küsimuse arutelu Riigikogus kohalike omavalitsuste poole pealt sellel aastal võiks täiesti rahulikult tuulikute teemal. Et sellest võiks nii-öelda koalitsiooni opositsioon võiks koos tegutseda, teha tegelikult üks päev, võtta Riigikogus, rääkida kohalikest omavalitsusest, kutsuda Eesti Linnade Valdade Liitu asjaosalisi tegelikult valgustama, mis koha peal toimub, mis on mured. Ametitega koostöö on väga suur probleem, et Transpordiametit mainiti, et nii-öelda suunake rohkem nii-öelda tähelepanu, meie on valmis panustama, mõttes, et mida tihedamalt teevad kohalikud omavalitsused ja riik käivad ühte sammu, seda tugevam meie ühiskond on, et ei ole mõtet vastanduda ja teinekord ma arvan ka need nii-öelda erinevad asutused, mis meil riigil on, et kui nii-öelda valitsus, parlament ja omavalitsused saavad aru, et me peame midagi muutma kuskil, siis need ametid hakkavad kiiremini muutma, muidu need probleemid lahustuvad igapäevaelus ära. Ja, eks sellest kantuna me teid ka täna siin rõõmsasti võõrustasime, et keskkonnakomisjoni jaoks olulised partnerid, kohalikud omavalitsused igal tasandil. Karlis veel kommentaar, jah? Lõppsõnaks, kui tohib. Väga tänuväärne on võimalus siin arutelul kaasas olla ja ma arvan, et ka edaspidiseks, kuna oli küsimus, et millised võiksid olla ettepanekud edasiseks, siis kõlas tõepoolest läbi see, et arendajad võiksid tulla ka keskkonnakomisjoni oma võib-olla planeeringutest rääkima ja sellest, mida nad selles osas teevad, et need paremini kulgeks. Mainisime seda kasu toomist tänasesse päeva, et kuidas seda oleks võimalik teha. Ja ma arvan, et see peamine küsimus, millega me tegeleme, on lõppkokkuvõttes selline õigluse tundega opereerimine ja omanikutundega opereerimine ka sellisel juhul, kui selle tuulepargi juriidiline omanik on keegi teine, siis see kasu peab olema inimesele tuntav. Ja võib-olla see, mida saab Riigikogu pakkuda, on just selliste liitude loomise ja ühise arutelu platvormi võimalust. Ja Kliimaministeerium on kindlasti hea meelega ka tulevikus nõus nendel aruteludel osalema. Aitäh! Ja, aitäh! Ja siit tõepoolest ju ka veel kord neid uuringu peamisi fookusi vaadates siis see, et meil oleks piisavalt taskukohast kindlat ja ka puhast energiat, see on kindlasti ka keskkonnakomisjoni vaatest väga oluline, nii et tänan veel kord kõiki ja palun komisjoni liikmetel veel jääda, meil on veel teine arutelupunkt ka ja siis kohtume ilmselt järgmistel kordadel, et suur tänu aja eest ja teie töö eest ka.